Kallis sõber, kes sa praegu kuuled mu seda mõttejada, võta teadmiseks, et see ei tule minust, vaid minust väljaspool olevast infoväljast, mida ma nimetan Jumalaks. See võib sinu jaoks olla küll kõrgem jõud, universum, kosmos või mida iganes. Ei ole mõtet jääda kinni terminoloogias, sest see tähistab kõik ühte ja sedasama. Ja ma jätan vahele kõikvõimalikud infotükikesed ja asun kõige olulisema kallale. Kui sa oled kindel vaktsineerimisvastane, siis ma õnnitlen sind. Kui sul on olemas seesama informatsioon, millest ma räägin. Kui sa oled üks kord ennast vaktsineerinud, siis ei ole hullu. Kui sa oled 2 korda ennast vaktsineerinud, see on oluliselt keerulisem olukord. Kui sa oled ennast 3 korda vaktsineerinud, neid inimesi ei ole veel väga palju. Kui sa oled see, siis ma ei oska sulle midagi öelda. Sul ei ole mõtet seda videot edasi kuulata, mu mõtet. Need, kes on kindlad oma otsuses, ma räägin nendega. Ma räägin nende inimestega, kes on 1 kord ennast vaktsineerinud. Ma räägin nendega, kes on 2 vaktsiini omandanud. Ja teile on see sõnum. 3 tilka verd ja seejärel on inimene praktiliselt kadunud. Kaugemale minu teavitus selles küsimuses ei ulata. Need, kes on 1 kord, 2 korda, väga paljude erinevate asjaolude tulemina pidanud sooritama selle sakramendi, teil on lootust. Ja olgem teadvel, et kogu see protsess käib meie hingede järgi. Ja ainult meie hingede järgi. Ja ainult. Kõik vahepealse informatsiooni, selle info välja, mida meeletu hulk üle inimkonna praegu liikvel, võib vahele jätta. Mis oli Adolf Hitleri eesmärk? Vallutada terve maailm. Mis oli Jossif Stalini eesmärk? Vallutada terve maailm. Teise maailmasõja sündmused on kõige paremaks metaforiks ja võrdumiks sellele praegusele protsessile. Ja kui sa oled natukenegi teadvel nendest, ma eeldan, et minu teksti jaksavad kuulata inimesed, kes suudavad mind ka tõlgitseda. Kui sa oled natukenegi teadvel teise maailmasõja ehk siis vastavalt 41. aasta sündmustest alates 22. juunist kuni järgneva olulise protsessini Wehrmachti koondumisega Moskva kui Nõukogude Liidu pealinna ümber. Ma ei hakka seda lahti rääkima. Seal kuskil kohas selle protsessi keskel toimus nihe teise maailmasõja käigus. Sellepärast, et sellest on enamik teavitanud, et oktoobrini 1941 olid kõik teadvel, et see on nüüd ainult nädalate küsimus, kus kohas Nõukogude Liit vallutatakse ja novembri algul toimub paraad, Wehrmachti paraad Moskvas Punasel väljakul. Asjad läksid teistmoodi. Ja ma ei ole leidnud paremat ja võimsamat toetuspunkti, millele selles situatsioonis praegu, kuhu me kõik oleme asetunud,
kes me oleme teadvel, mis toimub. Paremat metafoori ma ei ole leidnud. Võrdumit. Aga kurb on selle asja juures see, et sellest daatumist, kui Saksa Wehrmachti väed peatusid Moskva lähedasel nii-öelda rindejoonel ja nad hakkasid sealt taanduma. Kuni sõja lõpuni läks veel 4 aastat. Hukkusid veel 30-40 miljonit inimest. Siis jõuti lõpuks lõpuni ehk võiduni. Protsess käib ja ma näen täpselt analoogi praeguste nende olukordadega. Nii et kokkuvõttes üks vaktsiin ei tapa veel, 2 vaktsiini sa oled peaaegu käes, 3 vaktsiini saanud inimese staatusest ma ei ole pädev rääkima. See on mõttekoht. Tänan.